nii, tere taas. Eelmisest osast on juba mõni nädal möödas ja nüüd ongi meil aeg siis edasi liikuda järgmisesse kohta, et järgmine töö on meil juba olemas, et lähme McLaren Vale'i. Lähme siis veini tegema, aga enne teeme sellise reisi ka mööda rannikut, et täna plaanime Grampionsitesse suunduda ja siis sealt edasi ranniku poole. Ja siis Great Ocean Road'i mööda lähme siis South Australiasse, et Lõuna-Austraalia osariiki siis. Ja jah, siis on juba igasugust seikluse ees meil. Nii, siin ongi meie bännikene, siis eile pesime ta korralikult puhtaks. Ja enam-vähem korralikult vähemalt. Siin on meil vesi, siis siin all on meil aku ja see elektrisüsteem ja külmkapi panime ka taha. Et siin on sellised 12-voldised pistikud ja täitsa hea külmkapp on. Paar tundi on töötanud ja juba ongi 5 kraadi peal siis, et siis saab seda temperatuuri ka reguleerida. Sellised sahtlid ja laekad meil siin on. Kogu see voodialune pind on tegelikult hoiustusruum siis. Kuule, nii on päris hea, täna õhtul kuskil minema ei pea, okei. Ja kui järsku tuleb hommik, pole lugu, pole midagi sa tead. Meil on üks öö veel, sellepärast reeded ongi mõnusad ja kui väga tahan, võtan nädal aega vabaks, panen kuskil käpa maha, ongi kõik. Afrika, tulen külla, kui ma saan pühapäeval ja saad kuum nagu rand, nagu paraled, keset juulit. Sajama, käime kokku nagu Saaremaa ja Tuulik, nagu Pärnu linna muulik, nagu püstolid ja kuulid, nagu Roosmaa ja Tuulid, nagu saksofon ja huulik ja mu sünnipäev on juunis, mitte mais nagu sul, siis lähme nurga taha, mis on ai, sa oled hull, aga ai, sa oled hea, nagu paisus mu pea, sa oled ing, ma olen jang, ma olen all, sa oled peal. Nii, kui kunagi sõidate Mildura kandist Apollo Bay poole, siis võite arvestada, et need teed on täiesti kohutavas seisukorras. Lopergune. Et ka mõned augud ja asjad. Nii, me jõudsime lõpuks siis oma kämpingule. Et alguses me tahtsime minna Grampionsitesse, aga seal oli hästi suur tulekahju, metsapõlengut siis ja ma ei tea, väidetavalt meie siis landlord, kes üürilandja, kes elab siis seal kandis, ütles, et seal ei ole enam midagi, aga ma kuulsin mitmed inimesed ikkagi on, et uuesti hakkasid põlema, ja ütles, ma ei tea. Ja siis me hakkasime täna hommikul, või hommikul lõunal sõitma siis mõtlesin, et nagu kaardi peal oli hästi palju kohti kinni ja kui ma panin Google'isse, siis ka kohe ütles, et temporary closed ehk siis ajutiselt suletud. Ja siis ma hakkasin guugeldama ja tuli välja, et seal vist on siiamaani põlengud. Nii et me võtsime siis teise suuna, me lähmegi Apollo Bay'le homme, aga enne tulime ühe järve äärde ööbima ja mega ilus on siin. Et ma ütleks, et see on üks kõige lahedam camping, kus me oleme olnud ja see on tasuta. Äkki mingi, ma võib-olla paneme teile selle ekraanile selle nime, sest ma ei mäleta seda nime. Aga siin me oleme päike loojus siis, kui me sõitsime, nii et
tere hommikust, maailm! Meil on täna esimene päev, siis magasime oma kämpas või oma vännis õigemini. Väga-väga mõnus koht. Ma ütleks, et nagu praegu ei ole nii ideaalne temperatuur, et meile meeldib ka natukene külmem öösiti, aga ikkagi väga hästi magada, see ei häirinud otseselt, lihtsalt ise natukene kleepu olla. Tahaks kuskil pesta ennast, aga näo ja niimoodi see pesta, siin on WC-d olemas, mis on jumala hea. Me tahaks osta laua ja panna siis laua endale siia katuseraamile. Et vaatame, äkki leiame täna kuskilt endale laua. Siis oleks palju lihtsam täna see koht, kus me ööbisime. Siin on nii palju mingeid inimesi, kes nagu kämpivad ja sa näed, kui lahedalt nad kämpivad, et väga põnev ja saab inspiratsiooni selles suhtes. Ma unustasin, meil on sellised vaarika kookos šokolaadiampsud. Nad ei näe väga ilusad välja, aga pidid maitsema väga hästi. Prooviga, Või tee teist testi. See on niisugune muuta väiksema. Nii. See on siis tumeda šokolaadiga. Ma tegin need niimoodi, et külmutatud vaarikad, siis kookos, mingid helbed, ei võta fookusesse. Ja, kookoshelbed. Ja siis ma panin natukene tatleid, kuna mul oli tatleid, et natuke magusust saada ja panin siis vahtrasiirupid ka, kuna mul oli. Aga muidu oli ka vist mingi magustajad pandud sinna. Ma leidsin TikTok retseptist. Just ja see täna oli ka esimene öö siis, kui me saime testida kaua meie aku selle külmkapiga vastu peab. Et panime täitsa, seadestasime ta kuskile 2-3-4 kraadi peale ja pidas ilusti terve öö vastu. Et siin on meil see aku ekraan siis, et palju temas vool on, et 12,7, siis panime tagalide kogu aeg, aga kui sõidame, siis laeb, seisma jääme siis 12,7 peal ja siis nüüd on ta ilusti kogu öö vastu pidanud, et tundub, et varuga ka. Tuleb hommik pole lugu, pole midagi sa tead. Meil on üks öö veel, sellepärast reeded ongi mõnusad ja kui väga-väga tahan, võtan nädal aega vabaks, panen kuskil käpa maha, ongi kõik. Seal on rannapromenaad, seal on klubi Afrika, tulen külla, kui ma saan pühapäeval ja saad kuum nagu rand, nagu paraled, keset juulit, sajama. No nii, oleme siis jõudnud Apollo Base nüüd Pimbi parki, mis on kõigest 16 kilomeetri kaugusel. Et kuna tundsime, et oleme nii väsinud, siis teeme täna sellise rahulikuma päeva. Tulime sellisesse matkaplatsile nagu Pimbi park ja mõtlesime, et puhkame natuke, peseme ennast korralikult puhtaks. Ma ei tea, vaatame sarja, teeme süüa. Siit saab rentida mingeid palle, ma ei tea, mängima palli, mis iganes, et teeme sellise rahulikuma päeva. Ja siin Pimbi pargis muide pidi olema väga palju koalasid, nii et hoiame silmad lahti, et äkki näeme puu otsas mõnda. Selline nunnukene on siin meil täpselt meie voodi juures. Tõenäoliselt kohe meie voodi juures, siin on meie voodi. Ja juba teine koalakene. Just pööras ennast ümber, see aga vist üritab magada. See on 3 tükki ühe puu otsas. See üks sügab ennast. Siis on väike beebi. Ja suurem. Oppi kui nunnu. Aevastas. Ei ole midagi anda sulle. Selles sotsiaalse. Me tegime siis väikese jalutuskäigu siin ala peal, kus me siis kämbime. Ja me nägime selle väikese jalutuskäigu 13 koalat.
ja minu lemmikud oli see pere, kus oli siis 3 koalat, ma arvan, et oli emane, isane ja siis väike beebi. Et see mu lemmik, aga ma pole kunagi vabas looduses niimoodi näinud. Need on nii nunnud ja see on ka nunnu, et üks on meie täpselt meie vänni kõrval puu otsas. Saame teda vaadata ja piiluda vahepeal. Nii, ja kuna meil on külmkapp, nüüd meil on väga hea endal ka süüa teha, sest asjad säilivad, saame kaasas kanda endaga. Teeme siis paar quesadillat õhtusöögiks. Viskame natuke asju sinna vahele, mis on ülejäänud ja paprika näiteks. Ja natuke sibulat ja juustu siis. Natuke peri ja ongi valmis. Nii, õhtusöök söödud. Siis varsti lähmegi pesema hambad ja siis ongi aeg puhkama jääda. Meil on praegu siin päike just loojunud ja algamas on äikesetorm. Ma ei tea, kas see video peale äkki jääb. Tundub, et on päris lahe, et tal praegu müristab, ehk siis kohe peaks välk tulema. Juba selle ajaga, kui ma kaamera võtsin, hakkas vihma sadama. Jep. Sinu korras kohe. No nii, meil on täna siis teine hommik, me oleme ikka oma Great Ocean Roadi peal. Me liigume edasi täna, siis vaatame 12 Apostles ja mingi sellised kohad ära. Ja kuidas me magasime öösel, või enne magaminekut oli meil mingi äikesetorm. Täpselt päikeseloojangu ajal, see oli väga huvitav. Vihma sadas väga vähe, mis tegema oleks loodnud isegi rohkem, sellepärast, et siis oleks võib-olla maha jahtunud see olustik seal, aga meil oli päris palav oli. Et meil oli küll nagu see liuguks oli lahti, aga ikkagi oli mega palav. No nii, nüüd me oleme Gibson Stepsil, et sellised lahedad kaljud ja ilus rand ja väga suured lained. Olemegi siin 12 Apostli juures ka, et need kohad olid nii lähestikku. Seal paistab siis selline suur paekivi kalju. Ja neid peaks 7 tükki olema ja need ongi siis need 12 Apostlit. Nii, jõudsime siia poodi, aga just enne meile helistati siis tööandja poolt, et meie töö algus, mis pidi olema 17 veebruar, on hoopis 10. veebruar, kuna Lõuna-Austraalias on nii palju sooja olnud. Et siis nüüd pidime plaani natuke ümber tegema, aga õnneks meie plaanid ongi kogu aeg väga paindlikud siin reisides, et meie jaoks on päris lihtne asju ümber mängida. Et pidi olema 2 nädalat puhkust ja ringisõitmist. Nüüd peame nädalaga hakkama saama, või pooleteist nädalaga siis. Et 10. siis alustame, aga enne saame siis sõprade Jargi ja Kaliga ka kokku. Üldse käisin poes ka, ostsime endale laua, et me saaks ilusti süüa teha, kui me niimoodi ringi matkame selle bussiga. Käime veel, ostame jäätist,
ostan poest süüa ja tangime paagi täis ja siis asumegi jälle teele. Nii, meie uus uhke laud. Selline väga mõnus kompaktne või? Nii, kuidas ta lahti käib? Kuidagi nipiga. Hannes peab see välja nuputama nüüd. See on tegelikult. Kodu praegu hetkel sassis, ärge siis seda tähele pange, aga tellisin Temust meile sellised põrgu, mis käivad siis magneetiga niimoodi. Ops. Hästi lihtne on paigaldada, jah, siin on mingi väikesed sellised augud on ju. Jah, natuke putukaid tuleb vahepeal, siis siit keskelt käib lukuga kinni. Tegelikult ta läheb päris madalale, ta on meil isegi maas, me tavaliselt hoiame seda selle trepiastme peal. Aga me tahtsime taha luugi juurde ka ja lihtsalt matkapoodides müüakse igasugu imeasju, näiteks mingi pesumasinaid matkabussidesse niimoodi, mille peale ma isegi tuleks, väga nagu lahedad asjad selles suhtes, aga selliseid põrke ei müüda ja siis müüdi sellist, mida saab põhimõtteliselt lakke või mingi puu otsa riputada ja meil on nagu autos või vannis sellised magnetkonksud, on päris tugevad ja Hannesel tuli idee, et paneme nendega kinni väljast. Ja siis me tagaluugi juures saame ka panna siit ja paneme siia madratsi alla. Ehk siis äkki kaitseb natukene, täna peaks olema päris kuum öö jälle. Ehk siis saame äkki magada ja hoida kõik uksed lahti. Tubli mees. Nii, panime esimest korda siis selle varjualuse ka korralikult püsti. Panime need külgmised vaiad ka ja siis siin on meie uhke laud, mille ostsime täna alles ja meie mõnusad toolid. Et siin laua peal on kindlasti väga mõnus süüa teha. Kahjuks kõhud on meil suht täis täna. Vaatame, kas viitsime süüa teha, kas on mõtet või oleme niisama joogi peal. Me oleme enda vänniga väga rahul. Väga mõnus ja nüüd, kui meil on see tagumine võrk ka, ma arvan, et praegu siin tuul nagu liigub päris hästi. No nii, kätte jõudmas ongi siis õhtu, et käime siin pesemas ära. Et siin on pesuruumid asjad olemas, kasutame võimalust ja siis lähmegi vaikselt tutt ära ja homme hakkame sõitma siis sinna South Australiasse. Saame tee peal sõpradega kokku ja veedame nendega mõned päevad. Ja siis juba 10. peaksimegi alustama. No nii on käes järgmine hommik. Polegi vist näidanud, kuidas ma oma seda peame. Siin on gaas, taan. Seda peame kinni siia. Ja ongi nii. Vasti meile süüta, et oleks lihtsam panna. Oota korra. Nii kõis. See on kaua. Lukk on peal. Jah, tööl. Täna teeme jälle mingi munavärki hommikuks ja toitev. Ja siis öösel oli meil ka üks lugu. Ma kuulsin, meil sadas vihma ja siis ma kuulsin nagu keegi kõnniks. Ja kuna meil kõik asjad olid lahti, meil oli nagu väljas toolid, laud, selles suhtes midagi väga välja ei jätnud, aga meil on siit lahti, kui inimesed magavad võib-olla väga sügavalt, siis tagant oli on ju meil see lahti, nagu me näitasime. Et siit saab võtta, kui ma ei tea, magaksime väga sügavalt ja ma hakkasin täiega kartma. Ja siis hoopis koalakene oli täpsem meil siin. Ta hakkas vist ära minema, see sama koala, kes meil eile siin puu otsas oli. Siis ma jäsin Hannes ülesse nagu rääkides ja siis ta ehmatas ja läks uue puu otsa. Ma ei tea, kas siit on näha. Magab seal üleval. Väga vist ei ole näha.
jooksis kohe eile puu otsa, kui ta kuulis mind rääkimas. Nii, ja täna me olemegi siis minemas Lõuna-Austraaliasse või jõuame õigemini, me jõuame täna Lõuna-Austraaliasse. Ja ma ei tea, meie jaoks on see juba suht tavaline, aga mõned võib-olla ei tea, ma räägin, et Austraalias on 5 erinevat ajavööndit siis. Ja me liigumegi, kuna me oleme täna siis Victoria osariigist, lähme Lõuna-Austraalia osariiki, siis seal on pool tundi, nad on maas vist meist Victoria osariigiga. Et hetkel ongi nii, et me saame oma päeva pool tundi juurde. Sellega seoses me läheme siis Lõuna-Austraaliasse. Nägime siis, et siin kasvavad männid ja tekkis väga kodune tunne ja olime mingi vau. Aga natuke nagu tundus, et nad on nagu istutatud ja siis nägime, et nad on päris kindlalt istutatud, et sa näed, kuidas nad on nagu mingi sentimeetri järgi põhimõtteliselt samade vahedega pandud ja siis tagant läheb täpselt sama rida järgi. Ja me sõitsime siis sellest, me olime Portlandis, see ongi selline mingi suur, tundub tööstus, mingi sadamalinn õigemini. Ja sõitsime sellest sadamas ka mööda, siis seal oli ka hästi palju puid ja mõtlesimegi, et äkki siis kasvatatakse neid männipuid ja lõigatakse siis neid maha mingi hetk, et need on ju head sirged puud. Aga tekkis korra kodune tunne ja selline mõnus, aga vahel sööks nendele eukalüptidele midagi muud näha, oma männipuid, mitte oma, aga männipuid, mis siis meenutavad kodu. Selline koht, siis selle nimi on Little Blue Lake Lõuna-Austraalias ja tulime siia siis. Siin peaks olema kõige madalam punkt, peaks siin olema 25 meetrit siis. Kärbsed juba ahistavad. Aga Hannes parandas veel mind, et kõige 47 meetrit oli kõige sügavam punkt. Kõige sügavam, jah. No üks kärbes tahab talle suhu minna mõnusalt. Ikka. Ja... Nagu ikka. Ja siin saab teha seda süvavee sukeldumist ja asju ka. Või see on ohtlik värk ja me ei oska. Või teeb paljaks. Paljaks, jah. Korra ikka õhukas.